Sit ready. Attention. Ja väga pingeline oli see start, nii et Tartu noormehed tegid siin küll nii-öelda viimase vindi peale selle stardi ja ega nende siin tiimiliikmed, kes siin areeni kõrval, Reigo Pihlak ja kes siin vaatavad, ega nägid ise ka, et see oli väga hästi ajastatud ja siin tuleb vägev võistlus. No Mustamäe riigigümnaasium, vaadake, on seda sõitu läinud praegu juhtima masinatel number 3, nad tõmbavad mustades särkides ja nii nagu nende kooliõed väga hästi alustasid, on nad üliheas hoos praegu kohe siin algusmeetritest peale ja vaatame, mida nüüd need nii-öelda päris sõudjad siis ja kas nad saavad Tallinna karmide konkurentide vastu. Pean siin eelkõige silmas Tartu tammegümnasiste masinatel 1-4, need vee peal sõudjad ka punastes särkides nüüd võtavad viimast välja. Mustamäe riigigümnaasiumi noored suudavad praegu hoida, aga nüüd hakkavad tartlased ähvardavalt nendele kandadele tulema ja praegu kohe-kohe on see kõik ilmselt võrdsustamas. Masinad number 1 ja 3 näemegi, et Tartu tammegümnaasiumi noored on läinud praegu juhtima ja nüüd siis Mustamäe riigigümnasistid on 3-4 meetriga kaotusseisus, aga siiski suudavad veel väga hästi hoida ja Pärnu ühisgümnaasiumi noored on hetkel 3. kohal ja Viljandi gümnaasiumi tegijad 4. positsioonil ja siit nad tulevad Tartu tammegümnaasiumi noored spordimehed, sõudmise taustaga tegijad ja muuseas, ega mehed olid ilmselt päris närvis vahepeal ka. Ma arvan, et me peame eraldi aplausi tegema veel Mustamäe riigigümnaasiumi noortele. Teeme neile vägeva aplausi. Te pakkusite päris ehk et vee peal sõudjatele kõva konkurentsi, aga teie olete päris sisesõudjad kohe kindlasti, seda võib öelda. Te tegite seda üli hästi ja tõesti nauditav oli seda sõitu vaadata ja ma arvan, fännidel kaaselamine ka oli hoopis teises taktis kui siin nii mõneski teises sõidus. Ja vaat see on sisesõudmise võlu, kõik just kui peopesal siia juurde panna ka Nobel tehnika